Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tänaseks saate külaliseks on tehnoloogiaajakirjanik ja Delfi podcasti Ettemõtte saatejuht Hendrik Roonemaa. Tere, Hendrik! Tere! Ja selle saate teemaks olen ma valinud siis innovatsiooni kui konkurentsieelise ja see natuke mul siin mõnda aega nagu hinge kriipida, ma olen siin ka eelneval aasta jooksul paljude siis suure ettevõtete ja riigiasutustega nagu toimetanud ja nagu teistpidi jälle kuulan jälle nagu teie saates, et kui hullumeelseid asju mingites nišides tehakse ja skaleeritakse ja nagu ja minnakse, siis mul vaheval need kaks maailma jooksul on nagu errorisse. Ja kuna sa vead siis Taavi Kotkaga seda podcasti Ettemõtte, kus intervjeerid neid globaalsemaid või ütleme maailma poole marssinud Eesti startup'e. Ja kuidas sul siis tundub, kas Eesti Nokia on juba leitud? Jah, kas sa tegid seda eeltööd, kas sa otsisid välja, et mis aastal me hakkasime seda Eesti Nokiat otsima, et ma peast ei oska, ma peast ei mäleta, aga see pidi olema ilmselt ikkagi 90-ndat. Ja, just. Et võib-olla me saaksime tähistada näiteks käesolevas saates Eesti Nokia otsimise 30. aastapäeva. Midagi sellist, et peale tiigrihüpet või 2027 tiigrihüppe välja. Ma arvan, et see Nokia võis ikkagi äkki isegi enne, ei mäleta. Võivad tõesti. See on nii vana asi kõik. Aga no ei ole ju leitud, et see on nagu see, et kas Tallinna linn on valmis, kui on valmis, siis tuleb Ülemiste vanaka ja tõmbab vee peale, eks. Just. Et eks see Nokia otsimine ta oli nagu ilus kujundeks, aga ma arvan, et ta ei tähenda mingit ühte konkreetset asja. Soomes sai Nokia vahepeal kuivas kokku. Ja see tähendab nagu seda, et kas Eestil on mingisugune point nagu maailmas eksisteerida ja olemas olla, eks ole, et mille poolest me nagu erilised oleme. Ma võin öelda, et jah, selles mõttes ju on leitud, eks ole. Et me ise arvame ja teised tunduvad ka arvavad, et me oleme digiriik ja startupi riik ja selline kiire, käbe, nutikas, kõik kosmose sellised, kosmose kiired käbedad ja nutikalt tühjendatakse pangaarvelt. Digitehnoloogiad Eestis nagu, Eesti on selline digitaalne mõõnasutumaa ikkagi endiselt ju. Nii teiste välismaalaste jaoks kui ma arvan eestlaste jaoks ja enda jaoks tegelikult ka. Et nagu selles mõttes ma võin öelda, et ta on leitud, tõesti küljest, kas see Nokia tähendab nüüd mingit ühte asja on ju, ühte mingit äri või ühte ettevõtet või mingit ühte võib-olla valdkonda. Ma arvan, ta ei pea isegi valdkonda. Mina arvan, et ta võib tähendada nagu seda, et me tahame ägedaid asju teha. Ja selles mõttes ta vist on nagu leitud. Ja meil on ju nii palju nii tehnoloogia kui mitte tehnoloogia edulugusid on ju, et me oleme nagu, me ei ole mingi suvaline sovjetistan, eks. Nüüd me ikkagi oleme nagu äge riik. Selles mõttes ma arvan, et on. Aga võib-olla ma ikkagi puurin, nagu lubad mul see puuriv ajakirjanik olla, et ma enda jaoks tunnen võib-olla ka, et meil on sellised tõesti väga palju riigiteenuseid on siin paari kliki kaugusel, meil on siis igasugused smart ideed asjad, mis silmapilgutusega toimuvad ka netipetturitele ja siis kõnepetturitele ja meil on siis ka, ütleme siis siin nagu e-valimised ja mul siuke tundub minu jaoks nagu püha kolmainsus, mida ma tõesti ka võib-olla kuskil välismaal nagu räägiks, aga kas sinna otsa sulle tundub, et nagu me oleme Eestina nagu eksportimas võib-olla midagi sellist Eesti Nokialikku veel lisaks või kuidas sul tundub? Startupid on ju tegelikult by definition nagu eksport, eks. Saasid nagu tarkvaraga teenus. Üldse ma arvan, et nagu alates sellest, kui startup luuakse, mingi raha panevad kohalikud investorid kokku, see ei ole eksport. Aga nii kui esimene välisinvestor välismaalt Eestisse tuleb raha on nagu olemas, eks ole, mingi rahastusringi käigus, siis see muutub ekspordiks. Müük välja. See on müük välja, see on raha, mis tuleb Eesti riiki ja startupi puhul enamus kulud on ju tegelikult tööjõukulud. Eks, et ostetakse mõni MacBook ja tehakse võib-olla kontorit,
ja noh, midagi sellist, eks ole, aga valdavalt startup on ju ikkagi knowledge base, nagu teadmiste põhine, eks ole, mingi nutikate inimeste nagu töö kokkupanek, mis tähendab palka ja kui need inimesed töötavad Eestis, siis on eksport, eks. Ja noh, startupi mahamüümine, exitit on ka ju eksport, eks. See on nagu lõpuks raha, mis tuleb välismaalt nagu Eestisse. Ja selles mõttes, et noh, me ekspordime seda ju nagu väga hästi, on ju. Et kui sa siin rääkisid oma pühast kolmainsusest, noh, e-riigi ekspordiga on kogu aeg olnud nii ja naa, eks. Et me oleme seda tahtnud nagu pikalt teha, see on ka ikkagi mingi 20 aastane lugu juba. Ja noh, ta kuidagi nagu ei tule nagu selles mõttes üks ühele välja. Et me ei saa võtta nagu mingit konkreetset Eestis olevat, ma ei tea, mingit Maa-ameti värki, eks ole, ja siis lennata kuhugi teise riiki maanduda ja nii sakslased, et meil on siin nagu mingi tarkvara, et paneme püsti on ja hakake tegema. Et see e-riigi eksport käib, ta käib teistmoodi, et ta käib läbi konsultatsiooniprojektide, läbi mingisuguste tehnoloogia juppide müükide, läbi alustehnoloogia müükide, mida näiteks Kybernetica teeb, eks ole, erinevates maailma riikides. Et me ekspordime oma seda digitaalset edulugu kogu aeg ja noh, kui sa vaatad näiteks, mida mõned meie või mitmed meie need suured noh, nii-öelda tavalised progemismajad, eks ole, nagu Nortal ja need muud, mis seal on Helmes ja teised ka veel, et mida nad teevad, noh, nad teevad täpselt sama, et nad ikkagi järjest rohkem tegelikult võtavad välisturgu, järjest rohkem osalevad mingites välismaa projektides, müüvad välismaale, ostavad ära välismaa ettevõtteid, on ju, välismaa progemismajasid ja liidavad endaga, on ju, või peavad tiime üleval mingites välisriikides. Noh, ma arvan, et see tegevus on tegelikult väga kõva ja see, et me suudame oma digivärki välismaale nagu müüa, ükskõik mis kujul, see on väga, minu meelest see on väga hea saavutus. Nii et oleme uhked, oleme tänulikud. Ma arvan küll, et peab olema uhke. Eesti on ju, noh, see mõttes, ma ei tea, mis sa ise ütled esimeseks vastuseks, kui tuleb mingi välismaale või lähed välismaale, küsitakse, et no Andres, kust sa oled, sa ütled, I'm from Estonia. Siis ütleb, Estonia, that's very interesting, et mis riik see selline on. Noh, ma arvan, esimene selline refleks on öelda, et me oleme väga väiksed. Mina ütlen, meil on üliägedad keskaegsed linnad ja siis puhas loodus. Ja see on ka, aga minu esimene refleks on nagu öelda, et sina oled siin nagu, et me oleme nagu, et kogu meie riik on viiendik sellest linnast, kus me praegu asume siin, eks ole, sinu riigis, eks. Et see ikkagi, me oleme väike, see käib kogu aeg meiega nagu kaasas, on ju, ja äriliselt, noh, sa tahad nagu Eestis kõva äri teha, et sa pead välja mõtlema midagi, mida igal eestlasele saab müüa, prügivedu või hambaharja. Ja siis, kui sa tahad veel rohkem ikkagi päris nagu äri teha, et siis sul ei jää nagu muud üle, on ju, et palju neid hambaharja müüjaid siia ikka mahub meil. Ja täpselt, tuleb eksporti minna. Et aga mis sinu arvates teeb, ütleme jah, sihukene, millal sinu arvates nagu startupis saab ettevõte sinu kogemuse järgi või siis vastupidi, ma ei tea, kas ettevõtted peaks enda see startup'e vahepeal tegema või kuidas nagu, kus see plõks käib? No ma võib-olla vastuse, noh, minu arusaamine on see, et kui need igasugust investorite ringid nagu lõppevad ja ta jääb mingi fikseeritud omanike püsimajandamisse, et siis noh, mul tundub, et siis on nagu ettevõtte valmis või kuidas? No või on see muud kui sa lähed täna nagu tänavale või võib-olla isegi inimeste juurde, kes seda asja väga hästi teavad ja küsida, et kas Wise on startup. Siis ma arvan, et sa saad 93% vastuse, et on küll. Eks, aga tegelikult on tegemist ju mingis mõttes sinu kirjelduse järgi nagu valmis ettevõttega, see on börsil. Noh, ma ei tea, on siis startup ei ole, on ju kunagi oli. Et ma arvan, et see on nii keeruline küsimus ja noh, teistpidi see nimetamise värk on üldse selline, et noh, siis kui sa ise küsid selliste ettevõtete käest, nad ütlevad, et oi, aga me proovime kindlasti hingelt olla startup, et see vaim ja kultuur on meil siin alles, on ju, noh, mis see tähendab, noh, vot, et me teeme, et ikkagi asju saab nagu kiiresti teha, juhtimiskihid on õhukesed, bürokraatiat katsume vähe hoida, et noh, liigume kiiresti edasi ja noh, selles mõttes oleme nagu startup, on ju. Et ma arvan, meil on ka palju nii-öelda vanamajandusettevõtteid, kes vastavad sellele kirjeldusele või siis vähemalt ise nagu väga tahaksid vastata. Et see on, ma arvan, see on selline väga ujuv, et mis siis, noh, startup sõnana on ju see, et
panime, just alustasime midagi. Ja, täpselt alustasime. Just alustasime. Seome paelu. Jah, seome paelu nagu põhimõtteliselt. Meil on mingi äge idee, on ju. Meil on entukas tiim. Et selles mõttes on ju, kui sa oled ikkagi juba 5 aastat või 8 aastat või ma ei tea, Starship on siin vist üle 10 aasta on ju näiteks olnud see entukas, aga endiselt on nagu startup, et see on Okay. Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Aga võib-olla kas siis sellised suurettevõtted, ma ei tea, kas meil on mingid pangad asjad, kas nemad sinu arvates peaks ka neid nii-öelda siin on koosolekuruum, töötate seal, teiste töötajatega ei suhtle, ressursse ei küsi ja pange teenus püsti. See Skunkworksi teema nagu. Mingi jah, spinnid. See on ju, ei saa nagu ilmselt öelda, et kõik ettevõtted on ju nüüd homsest tehke niimoodi. See on kindlasti väga palju nagu selles mõttes teema, et kuidas ettevõtte sees need asjad nagu korraldatud on ju. Et sa panid saate pealkirjaks, et kas see innovatsioon on konkurentsieelis. Ma isegi ei kujuta ette olukorda, kus ettevõttes ei ole innovatsiooni. Ma ei saa nagu täpselt... Ma olen näinud väga palju, väga suuri. Tiksutakse konkurentsis ja on hinnasõjad ja me räägime sellest sinisest ja punasest ookeanist. Punases ookeanis, eks ole, materdavad. Ei, ma usun, et see on olemas, eks, aga nagu mina oma peas ei oska ette kujutada seda, et mingi kujul kindlasti. Et sa teed midagi, on ju, oled mingisuguses ärivaldkonnas tegev, sul on mingid protsessid, tooted, kliendid, ma ei tea, teenused, eks ole, kasum, käive kõik või kahjum või mis sul on seal, eks ole. Ja et sa mõtled, nüüd nii ongi. Et minu meelest see on täitsa imelik. Et sa pead nagu kogu aeg, et maailm niikuinii ju muutub, eks ole, sinu ümber, et ükskõik, kas täna on AI võib-olla, eile oli võib-olla midagi muud ja ülehomme midagi muud on ju. Ja sa pead sellega tegelema ja nüüd kuidas sa seda oma ettevõtte sees nagu korraldad on ju, et mis see nagu kultuur on või kuidas me uusi asju toome, kuidas me neid katsetame on ju, kellel on lubatud, kellel ei ole lubatud, kas on lubatud läbi kukkuda ja kõik see, et see on iga ettevõtte selline nagu siseteema, aga kuidagi ju peab seda korraldama. Just, et ma ei tea, mul mõned aastad tagasi, ma ei tea, kas see on nüüd väga hea või halb näide, aga siin üks suurem tegija on meil siin nagu Piletilevi paar aastat tagasi tuli välja, ma ei tea, mingil põhjusel otsustasid siis ka oma teenust värskendada innovatsiooni mõttes ja tegid uue veebi ja kõik asjad, aga tulemus oli see, et neil veebi, ma ei tea, kas kasutajakogemuse või millegi muu tõttu nagu tekkis üleöö nagu lisaks Delfile, pluss olid veel mitu nagu teenusepakkujad, kes siis täna lähed seal Facebook Eventsi kuskil kontserdile ja sul on savi juba, et kas sa ostad pileti taskust, pileti levist või mingist muust kohast selle pileti. Et on näha nagu kuidagi, et et kui valesti seda või ma ei tea, kas on nüüd valesti või kuidagi et kui innovatsioonis võib-olla nagu maha magada, võib-olla ta magati maha juba, siis neid nagu konkurentid on nagu kolaki nagu kohe nagu juurde, et see nagu tähele panda, et jah, aga seal on palju asju koos, eks ole, et kui sa oled mingil turul suht üksinda, nagu nad ju pikka aega oli ju, et seal Piletilevis pikalt kui teiste jaoks mingil põhjusel läheb sisenemisbarjäär madalamaks, kui ta varem oli, siis nad ju meelega sisenevad sinna. Ma ei tunne seda turgu, et ilmselt seal mingid põhjused olid, et miks need konkurente sai nagu tekkida. Kasutajakogemus on nagu üks asi, aga me teame nii palju ülihalva kasutajakogemusega suur ettevõtteid, keda ei ohusta mitte miski on ju. Et kes on tsementeerinud ennast kinni mingil muul moel sinna turule. Ja ei viitsigi mitte midagi teha. Või siis kui teevad, siis teevad ainult, et kas saab veel halvemaks teha asja kuidagi. Mul elektrivõrgu operaator, eks need ise teenindus, nuta ja maksa, aga pole häda midagi. Aga konkurents on ikkagi ju kõige alus ja ega startupid ja kui sa räägid nagu, et mis nagu kannustab startupi, siis ma arvan, see on lihtsalt surmahirm suuresti, eks. Et kui et meil on mingi äge idee, me hakkasime nüüd seda tegema, seal on omad motivaatorid inimestel, miks nad seda teevad, eks. Aga kui sa juba alustad, siis sa tegelikult nagu iga päev tegeled ju küsimusega, et kas ma jään ellu. Kas see värk, mida ma siin mõtlen, et võiks teha, kas see on ikkagi päris värk, kas keegi tahab seda osta, kas ma saan selle nagu tehnoloogia tööle, et sul on iga päev on ikkagi püssitoru kuklas on ju. Jah, one battle after another, nagu see DiCaprio film oli praegu. Jah, et see on nagu see, mis kannustab startupi tegema neid ülepeakaela otsuseid, et inimene ikkagi olemuslikult on ju mugav loom. Et kui ei ole otseselt nagu
mingit häda ei ole, siis ka ju ei liiguta ennast, eks. Aga startupidel on, nad on teadlikult pannud ennast olukorda, kus iga päev on mitte üks häda, vaid nagu 100 häda. Et selles mõttes, et konstantne siuke hirm ja kaos. Järgmine küsimus, mis ma tahtsin ka küsida tegelikult, et kui vaadata Eesti startup, et mis tundub, et mida edukad teevad teisiti kui ülejäänud, et juba esimesest oligi see surmahirm. Ei, no surmahirm on, ma arvan, võib-olla kõigil. Jah, et sul on ambitsioon, eks. Ja siis nagu mis iganes vahenditega põhimõtteliselt siin ambitsiooni poole liikumine ja paindlikkus nagu selle tee jooksul aru saada, et ups, ei tööta või et see ei oldki üldse see eesmärk, kuhu me nagu peaksime jõudma, et muudame, see on see pivot. Et teeme hoopis nagu muud või töö käigus avastada, et see ei töötanud, aga hoopis see asi töötas. Et sa oled ikkagi kogu aeg valmis nagu muudatusteks ja sind kannustavad nagu korraga see selline visioon ja ambitsioon, et mida ma siis nagu ikkagi tahaksin nagu, kuidas ma tahaks maailma muuta, eks ole. Ja siis teistpidi on see nagu surmahirm, et kui ma iga päev ei rabele, eks ole, et siis keegi mind taga igatsema ei jää. Just. Ja sa pead ikkagi selle koha endale nagu välja võitlema. Ja mida, nagu sa küsid, mida edukad teevad teistmoodi, ma arvan, mingi päris suures ulatuses, ja mina ei tea, kas see on 20 või 80% on õnn. Et õnn, jah? Puhas õnn on alati väga oluline faktor igasuguse ettevõtte käivitamise juures, aga seal on nagu selline huvitav asi, et ikkagi ma olen ka ise kogenud päris palju, et vist on selline ütlus, et õnn soosib tugevaid või, et kui sa ikkagi hakkad ise midagi tegema, siis ilmub igasugu kividelt välja rahvast, kes järsku tahavad kaasas olla sellega. Et enne sa käid, räägid, et kuramus, ma mõtlen, näed, et ma tahaks kuule lennata, et ma hakkan siin seda raketti ehitama ja kõik mõtlevad, jah, loelakas, et ära hakka, ütlevad sulle, et see on ju haige mõte, et mis rakett ja mis kuule ja mine tee parem, mine tööle kuhugi, eks ole. Ausad tööd. Mine tee ausad tööd, mis jamad siin mingi raketiga. Ja siis sa ikkagi ei lase sellest lahti ja hakkad seda ehitama, ja siis ongi juba natuke midagi nagu valmis. Ja siis inimesed, siis neil on nagu turvaline kaasa tulla. Siis kõik tulevad, kuule, see on päris äge, et sa seda raketti teed, et näed, et mul on siin selline asi, et äkki läheb vaja või kuule, kas sa oled mõelnud, et võiks nii teha või teeme koos või. Et see õnn hakkab nagu ikkagi keerlema sinu kasuks siis, kui sa midagi tegema hakkad. Et niikaua, kuni sa mõtled või ka ainult räägid sellest, siis ei juhtu midagi. Ja okei, õnneks. Ja siis on ikkagi kõik need tavalised asjad on ju, et kas see ambitsioon on okei, kas sa viitsid piisavalt tööd teha, eks ole, kas sa saad omale head ja õiged kaaslased, eks ole, kus sa saad mingid normaalsed nagu rahastajad, ja kas sa teed õigeid asju, kõik, et nii palju saab valesti minna, aga ilma asjata ei öelda, et 10 startupist 9 läheb aia taha ja lähevad ka sellist, mis ei peaks minema, aga ikkagi mingil X põhjusel lähevad. Aga jah, et küsimus oli, et mida edukad teevad nagu teistmoodi kui ebaedukad, et siis on et A, neil on õnne ja B, nad teevad õigeid asju õigesti. Mul võib-olla on ka silma, et ma ka nagu au olnud töötada nagu mitmete startupidega ja olen ka näinud, kellel lõpuks ei ole lennanud ja mulle tundub, et tähendab, ütleme, et jah, kus nagu komponent sellest, et sul on mingi ikkagi väga intelligentne ja tark tiim pluss selline see natuke hullumeelne entusiasm, et nagu see retsept nagu kokku läheb, et ma olen näinud ka kuidagi, et kuidas see hullumeelne entusiasm nagu on, aga ma näen näiteks, et ma ei tea, mingid tiimiliikmed tõesti ületundidel ei taha midagi teha või ei taha pool 10 õhtul oma teise tiimiliikmega mõtteid põrgatada ja mingid siuksed draamad, eks ole. Et siis startupid ikka, mul tundub, et ikka võib-olla esimesel poolaastal või mida iganes, kui nad asutatakse, panevad ikka enam-vähem siin uneajast vabal ajal nagu täie rauaga käib väga intensiivne töö, mida siis võib-olla traditsioonilisemad ettevõtted, mis 9-5 teevad, ei oleks selle peale harjunud. Seal on ka nagu teine asi, et mida ma olen näinud, mis on selline põhimõtteline kultuuri või selline nagu suhtumise vahe, eriti asutajate poolelt, et hästi paljud inimesed piiravad ennast nagu kohe alguses ära asjadega, mida ei saa teha. Ja nii, seda ei saa teha, nii ei saa teha, seda ei saa teha, see ei hakka kunagi tööle. Et sa ehitad endale selle aia ümber, on ju, ja siis sa oled ainult selles harjumuspärases turvalises maailmas, kus sa saad ainult teha asju, mis töötavad.
aga seal ei ole innovatsiooni, eks ole, või seal ei ole nagu seda maailma muutmist, sest noh, kõik teavad asju, mis töötavad. Ja sa võid teha täitsa normaalse ettevõtte, eks. No, innovatsioon kui uute ideede kasutusele võtta. Jah, et noh, sa ei pea tegema midagi erakorralist, on ju, või erilist, või sa ei pea noh, harjumuspärast olukorda või harjumuspäraseid teadmisi muutma või mingit sellist väljakutse momenti ei ole, et sa lihtsalt teedki asju, mis kõik teavad, et töötavad, aga sa teed neid hästi. Teed mingi ettevõtte, on ju. Sealt võib ka mingi startup isegi välja tulla, aga et noh, neid mõõdikuid on nagu erinevaid või neid selliseid nagu mõtteparalleele või et no üks küsimus, mida soovitatakse esitada startupide puhul on see, et mitu imet peaks juhtuma, et see sinu asi oleks edukas. Ja kui sa ütled, et noh, 0 imet, et kõik on teada, siis ei ole startup, on ju. Kui sa ütled, et 1 ime, siis see on riskantne, sest noh, kes ikka arvab, et ime kindlasti juhtub. Aga ei ole võimatu. Ja noh, kui sa lähed sealt 2-3 imet, on ju, noh, siis see on sisuliselt võimatu teha, aga kui ära teed, noh, siis on käsi ikkagi väga kullas ja sa oled nagu väga suure asja teinud. Noh, teine, mida, ma ei mäleta, kas see oli see Google'i juht Erik Schmidt või keegi teine oli, kes on vist kasutanud seda veduri metafoori, et kas sa suudad et mitu vedurit sinu äril on. Ja noh, kui neid, vedur on nagu selline ülitugev nagu trend või jõud või asi, mis kogu sinu äri nagu edasi tõmbab, eks ole, mille külge sa ennast kogu muu värgiga haagid ja noh, ma ei tea, näiteks iPhone on vedur, eks ole. Covid ajal olid videokõnede platvormid. No näiteks, jah, et vedur. Ja noh, edukamatel ettevõtetel on seal, on mõned vedurid, on ju, aga siis me vaatamegi näiteks tehnoloogia maailmast seal võib-olla Microsoft, võib-olla Amazon, eks ole, kus nagu kaubandus on üks vedur ja kogu see serveri AWS ja see pool on teine vedur, on ju. Noh, Apple'il me võime öelda, et iPhone on vedur, tõenäoliselt teenused on vedur, eks ole, mis seal on. Et sa pead nagu katsuma nagu leida oma ärist neid vedureid ja kui sa selle identifitseerid ära, et see on, et siis paned hästi palju haagid talle sappa ja siis noh, loodad, et see vedur peab välja ja siis katsud neid teisi vedureid aja jooksul sinna kõrvale on ju ehitada. Et noh, neid metafoore on võib-olla erinevaid. Hoovused asjad, eks. Ja, just jah. Okay. Ja noh, ega startupi puhul muide need hoovused on mega tähtsad, sellepärast, et sa toimetud ju investorite armust põhimõtteliselt alguses, on ju, kes sulle raha annavad ja investorid arvutavad, jah, see on tõsi, aga noh, põhimõtteliselt on ikkagi ju startupi näol tegu ka kellegi unistuste realiseerimisega, eks. Ja kuidas sa arvutad nagu unistuse, noh, kuidas sa paned seda arvudesse? Mingitesse arvudesse sa saad seda panna, aga põhimõtteliselt investeerides sul peab ikkagi olema väga palju usku. Või ma ei tea, või ahnust või lootust või noh, mingi emotsionaalne komponent on ikkagi hästi tugevalt nagu sees, et miks sa lähed sellega nagu kaasa. Nagu mingit oma häda lahendama. Ja või noh, sa investorina sulle tundub, et et see on mingi, noh, mis on tavaline, et see on nii äge tiim või silmad säravad või see on nii vägev nagu idee või see tundub mulle õige asi või noh, see selline, et mul ei ole numbreid, aga mulle tundub, et see on hästi tähtis igasuguste projektide nagu maast lahti saamisel. Eriti selliste, mis nagu peavad, mis ei ole tavalised või mis peavad midagi muutma maailmas. Et see on ka tähtis, jah. Aga sa oled nüüd seda restarti ettevõtet teinud ja mingisuguseid sadu startup'e nagu intervjueerinud, mis su tundub ootamatult edukas mingis jaburalt kitsas nišis, mis on kargab pähe, kes on ka siis, noh, ma ei tea, suureks saanud ja palju töötajaid ja startup sa mõtled? Jah. No neid on ikka palju, selles mõttes, et enamus edukad Eesti startupid on sellised, paljusid neist olen ju intervjueerinud siis, kui nad olid alles ideed või kui nad olid alles nagu pisikesed ja alustanud, eks ja nad käisid restardis ja siis et alguses on ju, aga ma arvan, enamus startup'e on sellised, et tuleb mingi säravate silmadega inimene ja räägib, et ma tahaks teha sellise asja, et päriselt see üks jumal äge ja sellest saab maailma üks suuremaid selliseid ja siis sa mõtled, et yeah right on ju, et istume siin Tallinnas nii nagu me sinuga istume ja siis mingi tüüp räägib aga see on jutustamine, see on storytelling ja tal ongi see unistus ka on ju ja siis sa mõtled, et noh, see on mingi loll idee, see ei hakka kunagi tööle ja siis 5 aasta pärast nagu selgub, et see on nagu unicorniks saanud, sest hakkas tööle, eks ole, ja ta tegigi selle ära. Et ükskõik, kas see on, ma vaatan siin ettevõtte nagu
2025. aasta parimaid, et Paktum on ju täpselt üks selline, noh, see on isiklik, eks, see on nagu minu jaoks, eks. Nad läks ikka väga niši peale, et no väga niši, eks ole, läbirääkimiste abistamiseks. Pagan läbirääkimiste AI-d lollid olete, nagu lolliks olete läinud, et kuidas see, mis jama see on ju. Ja noh. Midagi ei ta see suppar köögis lõpuni. Et või nagu Wise samamoodi, eks ole, et me hakkame mingisugust pankadega konkureerima, et mingisuguseid rahvusvahelisi ülekandeid tegema. Krusikute veel protesteerima Londonis. Et nagu mõttes, et nagu kogu ma ei tea, Euroopa või maailma pangandussüsteemiga nüüd mingid 2 kutti lähevad konkureerima. Noh, aga ikkagi ja lõpuks selgub, et näed, et oligi õigus on ju, nad tegidki ära. Või... Siis ma kuulsin, kuidas siis nagu, ma ei tea, mis iganes kuskil seal Aasia poole pealt siis kogu suguvõsa koolitab siis oma pere kõige teravama pliiatsi ära, saadab Euroopasse tööd tegema ja siis see saadab Wise'iga raha tagasi perele. Muidugi, ja ongi jah. Ja oligi nagu probleem on ju, mida mulle tundub kõrvalt vaadates, et pankadel oleks olnud väga lihtne lahendada ja oma hinnakirjadest nagu teha muudatusi ja oma suhtumises ja mitte mingit Wise'i poleks olnud. Aga need pangad ei ole suutnud seda siin üle 10 aasta teha, eks ole. Pole suutnud kokku leppida. et nii on ja saigi tekkida, eks ole, mingi väga väärtuslik ettevõte või Veriff samamoodi. Et tuleb mingisugune kuti ütleb, et hakkab maailma suurfirmadele nagu üle neti inimeste isikuid tuvastama, eks ole. Nii et sa näitad umbes oma nägu ja siis mingit, ma ei tea, oma passi või ID-kaarti. Mis mõte see üldse selline on? Kust saab inimesele selline mõte tulla, et ta ehitab mingi tohutu ettevõtte selle peale ja selgus, et ehitas on just või Starship. No samamoodi Veriff oli ka aastaid tagasi oli ju, pidi koondama inimesi ja oli ju raskustes, aga siis nad ikkagi suutsid mingi pivoti teha, et nagu just, et nagu lõpuks hakkab asi tööle või Starship on ju samamoodi, eks ole, et võtame nagu mingid 6-rattalised, mingid pisikesed kastiga robotid, paneme nad kõnniteedel autonoomselt sõitma. No seal on nagu, kui sa lahti pakid selle lause, seal on nagu nii palju, mis saab valesti minna. et sul ei tundu see nagu esmakordselt kuuled, mõtled, et mis mõttes nagu keegi hakkab mingit sellist asja tegema, et tõesti, otsi normaalne töö endale, eks. Ja ikkagi selgub mõne aja pärast, et see tehti ära, et need ideed peavad kõlama mingil määral võimatult. Just. Ja siis tuleb nagu päriselt ägedad asjad. Just, ma tegin ka, Startupiga oli ka, neil oli ka mingid koondati töötajad tõmmati kokku, aga siis öeldi, et okei, et siis me tõmbame mingi fookuse suuna kinni, pivoti uue suuna peale selle väiksema seltskonnaga ja siis lähebki nagu käima. Et selles mõttes ongi... läheb ei lähe. Et kui sul ka ikkagi raha otsa saab, eks, siis sa peadki tiimi koondama ja siis leidma, et see on see surmahirmu moment. See on surmahirmu moment. Aga võib-olla siuksed triviaalsed küsimused, võib-olla kas see fookus versus hea idee, et oled sa nagu kuulanud, intervjueerinud ja näinud, et kuidas juba mainisid jah muidugi Paktumit ja see on väga kõva fookus nišile, et seda fookust hoidma nagu jääda, et mis su seal fookus versus hea idee, kumb olulisem on? See idee on selline kahtlane asi alati. Et ka üldse mitte startupi, vaid igasuguste nagu äriideede puhul inimesed jäävad sinna ideefaasi ikkagi enamjaolt ju kinni, eks. Me just päevas ka genereerime 5000 ideed, ma arvan, nagu ringi sõidame. Ei, ja sul on nagu see, et sa mõtled, et ma võiks teha mingit äri, mul ei ole nagu ideed või siis sul on see idee ja siis on, eks ole, hästi tavaline, et siis sa ei räägi kellelegi, eks ole, istud, mõtled, lihtsalt mõtled seda ideed, kuni lõpuks selgub, et sa ei tee midagi ära. Sa ei saa seda ideed nagu valideerida või kuni sa seda välja ei häälda ja teistega ei räägi, siis sa ei saa aru, et mis selle idee nagu tegelik väärtus on ja nii edasi, et mingi ma arvan, et see idee ei ole hea sõna isegi. Minu meelest ma asendaks võib-olla sõnaga... Paktumil oli köögis suppi tees idee, et teeks AI läbirääkimise assistendi suure ettevõtetele, see on idee. No ja nüüd... See ei ole, mina ütleks, et see võib olla ambitsioon, mitte idee isegi. Okay. Aga ma isegi, mulle meeldib see nagu, see idee võib-olla tuleb hoopis sellest ambitsioonist, mis sa välja käid, et sa istud ja mõtled, et tegelikult võiks ju olla niimoodi, et pagana banaani
tootjad ja ostjad, noh, et on mingi arvutid, mis räägivad läbi, on ju. Tegelikult, või et noh, ma ei tea, istume siin, tegelikult võiks olla niimoodi, et ma ütlen arvutile, et ma tahan veebruaris puhkusele minna ja ta, ma ei tea, mingid piletid nagu tekivad mulle, eks ole. Või et ma võtan Bolti näite, et noh, tegelikult võiks ju olla nii, et normaalne oleks ju nii, et ma ei pea helistama, kui ma taksot tahan ja mingile inimesele seletama, kus ma ikka täpselt olen ja siis, et kas on autot või ei ole ja noh, ühesõnaga kogu, et normaalne oleks ju, kui see protsess oleks kuidagi automatiseeritud. Et see on nagu see selline unistus ja ambitsioon, eks ole, siis, et no, aga ma võiksin seda sel juhul teha ju mingi kogu maailmas, et võiks kogu maailmas. See on nagu ambitsioon, et sa segad need ära, et ma see idee sõna on minu meelest kuidagi hästi üle kuidagi kasutatud ja üle mütologiseeritud. Ja ei ole üldse nagu hea sõna, et sellesse nii paljud inimesed jäävad kinni sellesse ideesse. Võib-olla see top 5, mis sa just mainisid ka ette tagasi, et mul tundus ka, et nad kõik kuidagi kohe olid ambitsiooniga nagu suure maailma poole, et okei, seal testiti jah, neid mingisuguseid Starshipi roboteid Tehnikaülikooli lähedal alguses, eks ole, noh, mingis osas, eks ole, aga ikkagi see ambitsioon oli, noh, globaalseks kohe. No see just, et sa ei lähene sellele nagu mitte kui ideele, vaid kui sellele, et kuidas võiksid asjad maailmas olla. Või sinu riigis või sinu ettevõttes või ma ei tea, sinu trennis või noh, et ükskõik, kus sa selle skaala paned, on ju, aga sa leiad sealt alati asju, mis on valesti ja mis võiks olla kuidagi hoopis teistmoodi ja normaalsemalt korraldatud, ja siis sa hakkad seda lahendama ja kui sa lahendad seda mingisuguse seni võimatuna tunduva tehnoloogia komponendiga, siis sul ongi startup, eks. Et mitte, et ma ei võta 3 tädi tööle ja ei pane seda asja tegema, vaid paneme arvuti, paneme mingid robotid, paneme mingi algoritmi, kirjutame mingi tarkvara, eks ole. Sest see muutub skaleeritavaks. Ja noh, siis ongi startup, eks ole, või midagi nagu käes. No ma võin mürki võtta tõenäoliselt või ma ei tea, kukkusin kohe saates pikali, aga ma tuleb see top 5, mis on nagu mailisid, kõik on täna ka juba väga AI kesksed protsessid igatpidi, mis igasugused, noh, protsessid jooksutamisel, et kus sul tundub nagu selline täna nagu kaaspõhja AI võimaluste kasutamisel innovatsiooniks, nii nagu saate pealkiri ütleb. Et kas see on nagu teema või hype, ma siin varasemates saadetes ka küsinud, No Eesti startupi maastikul on nagu selline huvitav seis olnud aasta-paar võib-olla isegi. Et päris täpselt nagu ei suudeta omavahel kokku leppida seal investorite poolel, et kas siis on mingi jama või ei ole mingit jama, aga noh, pigem ikkagi mulle tundub, et on. Et enamus inimesi ikkagi kaldub sinna poole, et vist on mingi jama, et startup ei tule nagu peale eriti, on ju Eestis. Et ei ole uusi ägedaid projekte, kuhu investeerida, millest me midagi nagu suurt ootaks. Noh, tegelikult on ju, aga ilmselt mingisugune mõõn või seisak on ja see on osaliselt seotud AI-ga. Et seal juhtus selline asi üldse tehnoloogia maailmas, et see AI värk tuli hästi, no mõnes mõttes isegi ootamatult ja kiiresti peale. Ja siis kõik need nii-öelda tavalised startupid, kes olid kuskil seal COVID-i ajal ja just niimoodi nagu raha tõstnud ja valuationid olid kõrged ja siis järsku selgus, et nad ei ole üldse enam nii huvitavad, sest noh, kogu see tehnoloogia maailma tähelepanu pöördus kuhugi, kus on AI. Ja siis kõik need mingid teised ettevõtted, kes tegid oma need harjumuspäraseid asju. Mitte AI. Senimaani nad ei olnud AI, eks. Et need nagu korraga ei huvitanud mitte kedagi ja neil kuidagi kadusid ära jätkurahastuse perspektiivid ja võib-olla talendi perspektiivid ja exitite perspektiivid on ju, ja nad jäid nagu mingisugusesse vaakumisse selle nagu AI-eelse ja AI maailma vahele. Ja eks paljud neist on nüüd kleepinud selle AI endale külge, osaliselt õigustatult ja osaliselt ka nagu vajadusest või sunnist. Et me oleme seda näinud ja teistpidi me oleme näinud siis ka täna ikkagi selline AI first ettevõtete startupide teket juba Eestisse on ju. Et, no, mis mõned viimased sul pähe tulevad? Soldera tuleb meelde, kes tegeleb väga keerulise energia sertifikaatide asjaga, aga noh, põhimõte on nagu selles, et neil on hästi palju mingid vorme ja võib-olla isegi pabervorme, mida nad peavad masinkujule teisaldama või täidetud selliseid ankeete või mingid pabereid on ju. Ja nad on sinna AI peale pannud. Meil
Soldera asutaja käis saates mitte väga ammu ja ta ütles, et kui mul AI-d ei oleks, et siis tööjõukulu oleks mitmekordne võrreldes sellega, mis ta täna on, eks, et kui sa oled nagu kui sa oled juba nagu sisse töötanud ettevõtte, sul on mingid protsessid, inimesed, mingid loogikad, siis sul on natuke keerulisem seda AI-d sinna integreerida. Ja kui sa täna peaksid nullist alustama, siis mulle tundub, et ei ole teist varianti, kui väga tõsiselt panna lauale küsimus, et kui palju me saame teha AI abil on ju. Nagu et sa pöörad selle oma peast teistpidi, et mida me saame teha AI-ga ja kuhu me oleme sunnitud võtma inimese, mitte, et mida me teeme inimestega ja kuhu me võiksime võtta AI, et see AI on nagu osa sellest ambitsioonist juba nagu niikuinii. Et üks huvitav platvorm, mida ma nüüd plaanisin siin natuke uudistama hakata lähemalt, on siis lindi.com, nagu lind.com, et nad siis ka põhimõtteliselt nagu erinevaid siis nagu ka agente omavahel paremalt suhtlevad, nagu Zapier oli kunagi, mis liidestas neid erinevaid tarkvarasid, midagi sarnast, aga siis natukene sellisel nagu kasutusmugavuse mõttes, et see mamma ja papa mingisugune äri, eks ole, et nende jaoks sihukese võimalusi, et tegelikult ma näen, et nagu seal on päris huvitavad need assistendid, agendid ja siis need omavahel nagu ettevõtte protsessis tööle panna. See tuleb on ju kõik, ma olen täiesti kindel, et mis iganes kujul me täna ei tea ja me ei tea, mis ettevõtete käest on ju, aga see, et see kuidas ma seda ütlen, et ei olegi head näidet, et selline AI maailma Word ja Excel peavad tekkima. Et nagu igale kontori töötajale arusaadavad tööriistad, mis on kuidagi tootestatud, pakendatud, kus on mingi tugi, kus on mingid koolitused, et selle AI külge ma arvan, et peavad nagu tekkima mingil kujul, eks. Et täna, kui sa võtad lahti see, is there an AI for that.com või mis see on, seal on, ma ei tea palju, mingi 10, 50, võib-olla rohkem täna juba kindlasti, 1000 tööriista ja me ei saa eeldada, on ju, et ettevõtja, kelle ta tahab võib-olla, mis on siin, ma vaatan aknast välja, autopesula vist on, eks ole, et kui sa tahad autopesulat pidada, siis sa ei hakka tegelema sellega, et 50 000 AI tööriista läbi kammida, kuigi see oleks sulle võib-olla lõpuks kasulik, aga sa tahad saada seda, et kuskil on mingisugune turustandard või kuskil on mingi 2, 3, 4 ettevõtet, nagu ongi Microsoft või Google või midagi sellist, kes siis pakuvad sulle neid tooteid, sa tunned neid, sinu töötajad tunnevad neid, on ju, ja sa saad niimoodi selle AI nagu endale sisse. Et see peab tulema mingil hetkel. No ma loodan, et Trump Taanile ja Gröönimaale AI teenuseid kinni ei keera. Et siin ka küsimus ka selles, et ma mõtlen ka nagu julged, et miks mitte nagu Eesti oleks võib-olla aitaks Eesti Euroopa mingi LLM-i hoopis nagu välja töötada ja et seal on ka nagu see riski küsimus, et mis võib-olla üks hetk ei ole need ligipääsetavad meil need LLM-id nii vabalt. See on kindlasti... Peame Hiina oma kasutama seda, mis on see Blue. See on nagu vastamata küsimus, et kui palju neid LLM-e siis ikkagi, et kui suletuks või selliseks piiratuks LLM-ide hulk jääb. Mina ei tea, mulle tundub, et tehnoloogia maailma suund on ikkagi alati sinnapoole, et kõik suured ja kallid asjad tehakse lõpuks pulbriks ja odavaks, on ju. Et mainframe'idest said PC-d ja pilveteenused ja nii edasi, eks ole. Et ma ikkagi usun, et selle AI-ga juhtub see sama, et neid LLM-e võiks nagu väga palju erinevaid tekkida mingis perspektiivis, et me ei ole nagu nii, ei pea olema tingimata niimoodi, et maailmas on 2 LLM-i pakkujat ja kui sa mõlemaga tülli lähed, see on jama. Et äkki see ei ole nii keeruline. Aga kui sa oled võib-olla siin kuulanud ja vaadanud erinevaid neid saatekülalisi ja muid ettevõtteid ka, kes tegutsevad, et kus sul juba tundub või mis valdkonnas sul nagu nina järgi tundub, et kuidagi seda AI võimalusi on nagu vähe kasutatud? Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Ma ei tea sellepärast, et ma tegelikult ei ole, ma ei tea, kui hea ülevaade meil üldse on AI tegelikust kasutusest ettevõttes. Et mulle tundub, et seal on üks must auk ja see must auk on selline, et kas sa oled oma ettevõttes AI kasutust kuidagi nagu
reguleerinud või normaliseerinud kuidagi on, et kas sa oled seda üldse teinud? Nüüd, kui sa oled seda teinud, siis milline on see kultuur sul seal ettevõttes? Et kas sa julgustad inimesi tegema asju AI abil, mis paratamatult tähendab katsetamist ja ka eksimist? Et sa pead olema tekitanud nagu mingi sellise kultuuri või protsessi või normi, et mingeid raporteid on AI-ga genereerida või ka e-maile või midagi on ju. Ja ei ole nagu, ei teki seda, mida meil ühiskonnas nagu väga palju on, et tuleb keegi, see on ju selgelt AI-ga tehtud. Siis, ma isegi näen neid, aga ma ei pahanda selle peale. Et see just, aga see oleks minu jaoks on see ju nagu sama, kui öelda, et kuule, see on ju selgelt sul nagu mingi Wordis kirjutatud. Et miks sa seda käsitsi nagu ei maalinud, et mis mõttes sa tuled, annad mulle nüüd mingi Wordis kirjutatud, mingi asja oled veel välja printinud, et see on ikka odav värk on ju, et nii ei lähe. Et küsimus ei ole ju selles, mis tehnoloogiaga mingi asi on tehtud, vaid küsimus on selles, mis on selle lõpptulemuse väärtus. Eks? Ja kui see väärtus on see, mida me tahtsime saada, kui see töö tulemus on kõigile kasulik ja hea, siis ongi ju väga tore, eks. Et seda, minu meelest seda AI kasutust ühest küljest me kuidagi nagu püüdleme sinnapoole ühiskonnas, et me peaksime olema selle AI mingid eesrinnas ja kuningad, ja teisest küljest me stigmatiseerime seda, ütleme, et see on mingi AI-ga tehtud mingi jura on ju, et siis inimesed peavad seda nagu peitma kuidagi. Ja ma arvan, et päris nii nagu ei saa, et võiks ikkagi, mina arvan, et ma väga nagu tahaks julgustada seda pigem, et kõik, mis teil vähegi kätte satub, kõik, mida te vähegi saate, palun proovige teha AI-ga. Sest alles nii, me saame aru, kus me päriselt kokku hoiame aega on ja mis töötab, mis ei tööta, tekivad mingid oskused. Ja see on okei. See ei pea olema ju nagu halb asi, eks. Aga ma arvan, et paljudes ettevõtetes on see halb asi, kui midagi on AI-ga tehtud. Ja seetõttu me ei tea. Nagu aga samas see on, eks ole, kui sa mõtled, et kas ma lähen kell on mingi 15.30 näiteks pärastlõunal on ja sa mõtled, kas ma veedan 1,5 tundi mingit asja kirjutades või ma kirjeldan AI-le ära, mis ma tahan saada, see on mul 7 minuti pärast olemas ja ma saan suusatama minna. Kui sa oled see tavaline töötaja kuskil seal arvuti taga, eks ole, ja sul on see AI nimeline kommikauss on nagu kogu aeg silme ees, eks ole. No ma arvan, sa ikkagi väga tihti võtad sealt, sirutad käe ja võtad kommikausist kommi, sest see on lihtsalt inimlik. Aga siis sa ei ütle kellelegi seda, on ju. Pool alateadlikult juba. Ja siis sa saadad oma selle raporti võib-olla 16.58 ära, aga tegelikult ise ammu suusatad, et ma olen kodukontoris. Ja ma arvan, et sellist peidetud AI kasutust on väga palju, mis on halb. Sellepärast, et inimesed teevad ikka seda, mida nad teevad, aga lihtsalt ettevõte ei õpi sellest mitte midagi. Kui kõik hullud varjavad seda, et nad tegelikult kasutasid seda ja selle kasutamine ei ole nagu normaliseeritud ja tagasisidestatud ja see ei ole mingi protsess, kus me õppida saaksime, eks. Et seetõttu, kui sa ütled, et kus seda nagu ala kasutatakse, siis ma arvan, me ei tea. Me tegelikult ei tea, kus seda üldse eriti kasutatakse, kus seda ala kasutatakse ja me ei tea ka võib-olla, kus seda üle kasutatakse juhul, kui me ei taha seda teada. Ja me oleme täna, mulle tundub väga palju sellises olukorras, kus me igaks juhuks ei taha teada ja kõik teevad nägu, et nad on ise ei ole tublid tüübid ja on nagu meeletult tööd puhkinud, aga tegelikult on selle AI-ga genereerinud. Aga see tundub mulle jabur, on ju, sest eesmärk võikski olla seda, kas AI-ga genereerida või B teha oma pagana asjad nii, et mingit jura ei peaks genereerima üldse. Just. No, ma kuidagi meenuvad ka need ajastud, et umbes, et seal mingi 90-ndate võib-olla keskpaik oli, et stiilis tee Wordis ja Excelis oma mingisugune dokument valmis ja siis tuli kontori inimestel öölepäev vahe, kes suutsid guugeldada mingid näidiseid ja templiite ja nende abil kiiremini asju genereerida. Ja nüüd umbes nüüd see templiitide guugeldamine jääb ka ära, et kuna AI ja siis ütleme näiteks selle kas agendi režiimist teeb väga ägedaid ju ettekandeid, mis iganes teemadel või siis deep learning või süvaõpperežiimis jätad seal veerand tunniks tööle ja teeb sul korraliku 25 leheküljelise dokumendi koos linkide ja asjadega mingiks analüüsiks ja tõesti sa lähed siis õue suusatama. Et Glenn Pilver ka siin käis hiljuti saates ja tema kutsus ikkagi Eesti rahvast või kuidagi üles nagu AI positiivseks või ta ise on nagu AI positiivne selles mõttes.
et mul ikka on tunne jah, et kui me nagu Eesti rahvas nagu üldisemalt nagu kuskil sektoris jääb nagu AI skeptiliseks liiga, siis seal varem või hiljem mingi selline stagnatsioon toimub, et kuna muu maailm läheb nagu edasi suure hooga. No meil hetkel on veel aega, eks ole, sest ega muu maailm on ka samade probleemide otsas, et seal on samasugused protsesside ettevõtted ja samasugused ülemused ja samasugused kolleegid, kes mõtlevad, et see on mingi AI-ga genereeritud jura, et kuidas sa julgesid. Aga milleks ma seda AI-d siis kasutan, eks, et mitte ma ei taha öelda, et jura genereerimiseks, aga selleks, et oma tööd paremini, kiiremini, mugavamalt, mis iganes, nagu lihtsamini teha, see ongi kogu selle asja mõte, eks. Ja sel juhul ma ei peaks ju seda varjama, et ma mingi asja ikkagi nagu kalkulaatoris kokku arvutasin, mitte käsitsi või mingisuguse muu, ma ei tea, arvelauaga umbes. Aga siis lõpuküsimuseks võib-olla küsin niisugust asja, et ma olen ise võrrelnud siis nagu Singapuri Eestiga, et Singapur on ka niisugune väga lahe niisugune kompromissriik, ütleme niimoodi, ja kuna ta on nii kaubanduskeskne, siis läbi selle on teinud väga äri- ja kaubanduskeskne, väga logistika ja kõik, mis sealt läbi jookseb. Kihvtid suhted nagu ümbritsevad ka mittesõbralike riikidega ja seal on ka palju rahvusvahelisi transiidi, finantsteenuste, kindlustuse ettevõtteid, nagu Wise meie puhul võib-olla innovatsiooni mõttes. Aga mis sul niisugune nagu küsimus, et minul tundub kuidagi, et võtame siin mingid Holmid, Big Bangid ja võib-olla mõni veel mingi finantsteenuste startup, mis siin kasvab. Ja miks meil nii vähe Eestis, nagu, ma ei tea, Hansa tee, Hansa linn, kaubandus, meie niisugune nagu ajalooline DNA, aga kuidagi tarbime siin, ma ei tea, Rootsi panku ja asju ja LHV ja Wise ja mõni veel ja ongi kõik. Miks nii vähe innovatsiooni, seal ju liiguvad rahad? Ma ei tea finantssektorist konkreetselt, see ei ole minu sektor, aga üldiselt ei ole ju vähe. Selles mõttes, et esiteks Eesti enda IT-firmad kasvavad kogu aeg, eks. Et, nagu ma ütlesin, et osutavad välismaale järjest enam teenuseid. Teiseks, meil on ikkagi terve hulk suuri startup'e siin, seesama Wise, eks ole, või Pipedrive või Veriff või neid on veel, eks. Bolt ju väga tugev nagu rahvusvaheline, kus on väga palju Eesti talenti tööl. Siis meil on suured välismaa kontorid siin ju ikkagi. Microsoft tänu Skype'ile, eks ole, ma ei tea, küünenagel tuleb meelde. Nüüd ma lugesin Netflix tänu sellele, mis see startup või milline on tarasid, Ready Player Me. Et nemad avavad, eks ole, nüüd mingisugune development unity siin ja neid... Amazon Web Services tuli just. Just. Tuli. Et neid on tegelikult ju palju. Ja Eesti on väike riik, läheme saate alguse juurde tagasi, meil on väike ja ega seda maas vedelevat sellist ringi vaatavat töötut talenti meil siin ju ei ole, pigem on ikkagi häda, et inimesed on hõivatud ja see lööb palgad üles ja võimalused üles, et ega keegi ei hakka siia mingisugust 20 000 inimese mingit IT-unitit ju tegema, eks. Et meil on, ma arvan, meil on täna ikkagi need inimesed, kes meil siin on, ja isegi väga palju ka veel välismaalt sisse toodud, et nemad on kenasti ära rakendatud ja kui me vaatame kõiki neid Koodijõhvi ja muid algatusi, eks ole, või miks muidu räägivad IT-ettevõtted sisuliselt samast ajast, kui seda Eesti Nokiat otsiti, ikkagi mitukümmend aastat käib see jutt, et kui palju meil Eestis IT-inimesi puudu on ja see number on ikkagi alati selline 10-20 000, mis on kogu aeg puudu, mis on väga suur number. Kes võiks neid finantsteenuseid ja ta on just puudu jah, sellepärast, et me näeme, et kui need inimesed oleks olemas, siis me saaksime neile rakendust pakkuda, eks. Et ma arvan, et tänased inimesed on rakendatud ja uusi veel ei ole, et me peame Eestit suuremaks tegema. Aga selle mõttega saate lõpetame ja aitäh kuulamast ja saates olid aitäh kutsumast. Aitäh. Ja Andres Kosti Futuristist oli saates ja Henrik Roonemaa ja siis uute kuulmisteni. Lehva, tšau. Param. Nii, vahemäärud ühendatud. Nii vaata, kas kohvi maitseb? Kohvi maitseb. Muidu läheb saade tuksi. On hea, nii. Nii. Et siis ma teen siis kaameras tervituse, räägin, kes külas on ja siis läheb lahti.